Tere õhtust kõigile! Tere tulemast tagasi Parabellumisse. Täna õhtul on minuga Ivan Barbato. Ja me räägime loomulikult osinti tulevikust, tehisintellekti rakendamisest mitte ainult sõjanduses, vaid ka tsiviilvaldkonnas. Ja loomulikult kõigest, mis puudutab uurimistööd. Osint ei ole ju midagi, mis oleks alles nüüd tekkinud. Tegelikult on osint alati olemas olnud, sõjaväelased on seda alati kasutanud, võib-olla on nemad osinti kõige rohkem rakendanud. Üks silmapaistvamaid juhtumeid oli Deshira juhtum. Kui välja tuli see Ameerika sõjaväelane, täpsemalt see lendur, kes oli lekitanud dokumente Discordi kaudu. See või tegelikult raportis oli mõeldud 3 ja 4 tärni Ameerika kindralitele. Ja tuli välja, et peaaegu kõik andmed, mis seal sees olid enam-vähem võetud Oryxi käest. Või muudest osintallikatest, mis tegelesid Ukraina sõjas materiaalsete kaotuste klassifitseerimisega. Nii et kui ma näen inimesi osinti üle muigamas, siis teadke, et Ameerika 4 tärni kindralid said oma andmed osintallikatest, Oryxist. Miks? Sest kui meetod on selge, läbipaistev ja iga kaotus dokumenteeriti juba geolokeeritud pildiga ja nii edasi, me ei eira seda. Pole oluline, kes selle koostas, oluline on meetod. Kui meetodit saab kontrollida, on uudis hea. Seega kasutasid isegi ameeriklased osintallikaid, et hinnata ja analüüsida konflikti Ukrainas. Täna toome välja paar asja, nii et enne kui annan sõna Ivanile, räägime teile meie rakendusest selle otseülekande ajal, sest arendused on käimas. Töö käib ka distribueeritud kliendi kallal, näiteks SETI, millega saate meid aidata. Ja loomulikult on uudiseid ka selle kohta, mida me tulevikus teha tahame, samuti osinti kohta. Tõenäoliselt püüame teha kursusi või midagi sellist, mida veel ei ole olemas. Olen tihti märganud, et nende aastate jooksul saan sadu e-kirju inimestelt, kes ütlevad, kes võiks mind osinti teemal aidata, kuhu ma võiksin pöörduda? Ausalt öeldes on vähe kursusi, tavaliselt olid need kohtuekspertiisi ja sarnaste asjade jaoks, nii et me töötame praegu mitmete erinevate asjade kallal, seega tuleb eriti huvitav aasta. Palun, Ivan, aitäh, et oled siin, alusta julgelt. Mirko, aitäh, suur tänu, ma olin juba, nagu öeldakse siin Portugalis, tundes teie järele igatsust, nii et mul oli väga suur igatsus sinu kogukonna järele. Täna õhtul peab ta töötama, ta ei saa lihtsalt kuulata, sest me esitame talle ka palju küsimusi. See esituste sari, mille oleme ette valmistanud, on mõeldud olema ka väga interaktiivne. Meie alustame kõigepealt selgitame, mida me teha tahame. Sellest see sündis. See on vestluste sari, mille pidasin Mirkoga, kes koos oma grupi ja moderaatoritega tegeleb ossintiga, ehk siis luurega, kasutades avatud allikatest pärit teavet. Mis ei ole selles valdkonnas ainus, on selle alaga juba pikka aega tegelenud ja meil tuli mõte seda teemat põhjalikumalt käsitleda ning jagada mitmeid teadmisi. Kõigepealt tuleb mõista tehisintellekti mõju sellele valdkonnale. Ja lõpuks, mida sõjaväes kaitsevaldkonnas kasutatakse avatud allikatest. Teeme kohe ühe täpsustuse, Palantir töötab nii, pärast selgitame võib-olla ka natuke paremini, kuidas nad seda teabekogumist teevad. Nüüd Mirko mainis Ukraina teemat, mul tuli just üks asi meelde, ma ei mäleta, kas ma jagasin seda sinuga Mirko paar nädalat tagasi. Näed, sa ei teada lennukikandja Gerald Fordi asukoha tänu lekkele, ehk siis avatud allikast pärit infole. See tuli ühel Prantsuse sõdurilt, kes hommikul lennukikandja platvormil sörkis ja jättis oma nutikella sisse, sellise, mis salvestab jooksuandmeid. Ning osinti operaatorid hakkasid mõtlema. Jookseb keset merd. Täpselt nii, üks tüüp, kes jookseb keset merd, teeb enam-vähem ovaalse raja, põhimõtteliselt oli lennukikandja transponder muidugi välja lülitatud, aga ikkagi saadi aru, kus see asub. Nii et osint, avatud allikatest pärit luureandmete kogumine, millel on kindlasti mõju ka sõjalistele otsustele. Ja hiljem vaatame ka tsiviilvaldkonnas, sest vajadus luureandmete kogumise järele on üha levinum.
mis ei ole mingi toimikute koostamine, nagu Itaalias kahjuks viimasel ajal sageli räägitud on. OSINT kuulub ühte perekonda. OSINT tähendab siis avatud allikatest info kogumist. Siis on FinInt, mis põhineb finantsandmetel. Seega jällegi luure, mis puudutab numbreid, ja siis on SIGINT, mis tegeleb signaalidega. Ja lõpuks see klassikaline, mida me kõik teame Zeppelini filmidest, see on UMINT, mida teevad inimesed. Palantir teebki seda, kogub kõik kokku, pane kogu selle info ühte katlasse, mis kujutab endast nende uurimiste märvisüsteemi ja siis on tal aju, mis kogu selle organiseerib. Seega on info, mida Palantir sõjaväesüsteemidele annab täienduseks ja analüüsiks ka avatud allikatest pärit infole. L-Link tugineb elektroonilistele signaalidele, mille abil näiteks hiljuti hiinlased suutsid B2 lennuki lennutrajektoori taastada just nende signaalidega. Hiinlased suutsid lennutrajektoori taastada. Täpselt. Me tunnistame, et distsipliinid, mis varem olid teatud viisil eraldatud, isegi kui nad tegelesid sama valdkonnaga, suudame nüüd tänu tehisintellektile ühtlustada. Seega teha ristanalüüsi, teha uurimistööd, kõike seda samaaegselt, et anda teavet luuresüsteemidele, mida saab kasutada sihtmärkide määramiseks, taustakontrolliks või isiku tuvastamiseks. Uudised autonoomiast. Eile saadi kätte Iz Albin Al-Haddad. Ta võeti kaasas kinni, tema maja tabas rakett. Ja see oli infokogum, mille andis UMINT. Ehk siis inimesed, kes olid koha peal ja andsid teavet. Aga ka põhjalikest uurimistest selle isiku kohta tehtud taustakontrollist. Kuidas meie idee sündis? See sai alguse tippkohtumisest, mille paar päeva tagasi pidasid Trump ja Xi Jinping. Miks? Sest tippkohtumine, nagu näeme, lõppfaasis, nii et ärge lahkuge. Jääge meiega kuni viimase sekundini, sest me näitame teile raportit, mitut raportit, mille oleme koostanud. Ameerika Ühendriikide ja Hiina tippkohtumine tõi taas kord esile kahe maailma ainsate kahe ülemaailmse suurvõimu vahelise lõhe. Hiina ja Ameerika Ühendriigid. Ameerika Ühendriigid kiirustasid, nagu tavaliselt tegid nad oma anagramme, oma eepilisi määratlusi, püüdes teha kokkuvõtet, mida tegelikult polnudki. Nad nimetasid seda 4T tippkohtumiseks. Trade, Technology, Teheran ja Taiwan. Hiinlased, kes nagu alati räägivad vähe ja sümbolite kaudu, korraldasid kõige olulisema kohtumise taevatemplis. Seega, väga tõenäoliselt viitab Xiga meile, et hiinlased hoolivad praegu rohkem kosmoseasjadest kui maistest asjadest ja seda näeme üha enam. See tippkohtumine jääb ajalukku, eriti lõppfaasis, kui näeme tippkohtumise raportit, sest uudised pole lekkinud, on olnud palju propagandat, kuid pole selge, mille nad tegelikult kokku leppisid. Tippkohtumine, mis jääb aga ajalukku, sest veel hiljuti olid tippkohtumised inim- ja sõjalise iseloomuga. Kogunesid liidrid ja kui sõjaline mõõde oli tugev, näiteks kui kogunesid Ameerika Ühendriigid ja Venemaa, õnnestus panna samale tasemele kaks suurriiki, kes tegelikult ei olnud võrdsed ei majanduse ega mõjuga teistele riikidele. See tippkohtumine jääb nüüd ajalukku, sest on veel kaks muutujat, mida keegi pole märganud. Esimene muutuja on riikideväliste tegijate massiline kohalolek. Mitte valitud sisuliselt ettevõtted, kes on muutunud hiiglasteks ja kellel on mõju kogu planeedil. Elon Musk oma Starlinkiga otsustab, millal ta selle sisse või välja lülitab. Kogu teave, mida ukrainlased rindel saavad, on sageli tänu Starlinkile. Ja nii on üks mittevalitud inimene, kes ei esinda riiki, see, kes otsustab paljude inimeste saatuse või kuidas. Jensen Huangi juhtum, kes oma GPU-dega, graafikaprotsessoritega on vallutanud maailma ja otsustab geopoliitikat nii Taiwani küsimuses kui ka paljudes teistes küsimustes. Enne kui Mirko esitlusega alustab, tahtsin ma selgitada kahte asja, mida tihti ei arvestata. Taiwani küsimus, see aitab meil mõista ka siis, kui arendame Puyo Sinti
mis viib meid arusaamani, kas hiinlased ründavad varem või hiljem või võtavad selle aastaks 2040 pehme jõuga ja nii edasi. Miks on Taiwan maailmas nii oluline? See on üks selle tippkohtumise teistest muutujatest. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Nemad toodavad maailmas kiipe, aga kõik küsivad, miks neid ei saa ka kuskil mujal toota. TSMC omab üle 90% maailma kiibituru osast. Teised kaks olulist tootjat on Samsung, muide Samsung toodab ka mädusid. Ja siis on veel Intel, aga nad ei suuda isegi kaugeltki TSMC-le konkurentsi pakkuda. Miks see nii on? Sest me saime sellest aru juba ühes esimestest otseülekannetest, mida tegime. Kõik taandub arvutusvõimsusele ehk siis töötlemisvõimele. Mida väiksem on kiip, seda kiirem ja võimsam on töötlemine. Lihtsalt, et tuua kaks arvu, mis teevad kõik selgeks. Nii, hiinlased on hetkel väga tugevad tehisintellekti vallas, kuid nad toodavad kiipe, mille minimaalne suurus on 12 mikronit ehk 1/1000 millimeetrist ja 1 mikron. Nemad teevad seda 12 mikroniga, aga TSMC suudab teha 1,2 mikroniga. Mida see tähendab? Võib ju arvata, et saab panna rohkem suuri kiipe ja saavutada sama, mis väikestega. Ei. Jättes täiesti kõrvale temperatuuri ja energia küsimused, on see puhtalt arvutusvõimsuse küsimus. Tõepoolest, Hiina mudelid on jäänud palju rohkem maha võrreldes Ameerika mudelitega, nende juhtivate mudelitega, millest me kõik tänapäeval kuuleme, OpenAI, Anthropic, Gemini ja teised. Viimane tippkohtumisega seotud küsimus, mis on oluline mõista, sest see aitab meil mõista ka ülejäänud tänast vestlust, puudutab tõelist geopoliitilist kitsaskohta. Sest kiipe saab toota ainult ja üksnes tänu tänapäevastele kiipidele ning ühe Hollandi ettevõtte nimega ASML masinatele. Ettevõte, mis loodi 1984 aastal ühe geeniuse leiutise põhjal, kes võttis äärmuslikud ultraviolettkiired ja rakendas litograafiat. Seda sama, mida me kõik teame, kui tehakse maali koopia. Tema suudab teha koopiaid kasutades lasereid lõpmatult väikestes ruumides, ehk siis mikroskoopilistes ruumides. Selle ettevõtte masinad on ainsad maailmas, mis suudavad toota seda tüüpi kiipe. Seega tekib praegu kitsaskoht kahe asja tõttu. Taiwan, mis tähendab tohutut geopoliitilist küsimust. Ameerika Ühendriigid sundisid TSMC-d avama gigatehaseid Ameerika Ühendriikides, kuid tegid seda kavalalt. TSMC teab, et kui nad kogu tehnoloogia Ameerika Ühendriikidesse üle viivad, ollakse järgmisel päeval kohe kallal. Seega püüab ta mängida paindlikku mängu, viies Ameerika Ühendriikidesse mõnevõrra vananenud tehnoloogiat ja hoides kõike Taiwanis. Aga jälle, kui nad ütlevad, et näiteks eurooplased ei loe midagi, siis see kehtib ainult teatud piirini. See Hollandi ettevõte võimaldab kõige arenenumatel ettevõtetel toota kiipe ja annab samadele luureagentuuridele võimaluse luurata. Sest ka teise ja kolmanda põlvkonna masinad, mis on jõudnud Hiinasse, saavad töötada ainult ja üksnes tänu ASML-i tehnikutele. Seega selle ettevõtte kaudu hoiavad nad silma peal kõigel, mis mujal maailmas toimub. Seega kõik kiibitootmise ettevõtted, olgu need siis Koreas või Jaapanis, on proovinud seda teha ka Saudi Araabias. Prints bin Salmani vend oli pannud palju raha andmekeskuste rajamisse. Iraanlased hävitasid need poolenisti ära. Jäädes tippkohtumise teema juurde, tuleme selle juurde tagasi lõppfaasis, sest uurime, kuidas saab kasutada tehisintellekti ja osinti, et mõista, mis toimub. Täna vaatame, milline on tehisintellekti mõju osinti küsimustele, mis on pettus, mis on tõde, proovime natuke asjadest aru saada. Mirko, liigud edasi järgmise slaidiga. Mida me täna teeme? Jah, lähme selle juurde, jääme sisukorra juurde. Osinti on alati tehtud, Mirko on seda teinud alates sõja algusest, võib-olla isegi varem, Ukraina sõjast alates, püüdes mõista, tõde välja selgitada ja propagandast eemal hoida. Seda on alati tehtud, aga klassikalisel viisil, mis võtab väga palju aega. Seega selle tegemiseks kulub palju aega. Ja tuleb kasutada usaldusväärseid allikaid. Tänapäeval on usaldusväärseid allikaid väga palju. Neid on nii palju, et klassikalisel viisil osinti tegemine on muutunud keeruliseks.
näiteks näen esimest punktloetelu. Esimene punkt, mille oleme esile tõstnud, on transponderite teema. Siin veel üks märkus. Kõik, mida täna õhtul näete, akronüümid, võib-olla vähem tuntud asjad ja muu selline, on kõik viidetes olemas. Ja siis, kui Mirko paneb esitluse otseülekande salvestusse, allosas vasakul leiate kõik need sinise ja helesinise kirjaga tekstid, mis on kasutatud dokumentide lingid. Nii et kui soovite teada, mis on transponder, leiate selle sealt. Mis nüüd juhtub? See, mis enne oli piirang, kitsas koht. Informatsiooni nappus on nüüd täpselt vastupidine. Nüüd on seda liiga palju. Sõja alguses tegin ma asju käsitsi. Sest polnud eriti palju inimesi, kes konfliktiga tegelesid. Olid tavalised mõttekojad, neid oli umbes paarkümmend ja tõesti vaid 20-30 inimest, kes sõjaga tegelesid. Juba varem X-is ja teistel platvormidel. Siis järk-järgult asjad laienesid, täna on sul tuhandeid osinti tegijaid, paljud neist üsna ise hakanud, nagu ma olen näinud. Jah. Praeguseks peaaegu 80% viitab teiste asjadele. Piirdub lihtsalt sellega, et postitab teiste asju uuesti, sest nad püüavad publikut ligi meelitada. Seetõttu näen ma palju osinti tegijaid. Üks viiruslik aspekt. Jah, põhimõtteliselt võtavad nad selle, mida keegi teine on avaldanud ja postitavad selle uuesti ilma isegi algallikat mainimata, sest nende eesmärk on saada aina rohkem jälgijaid. Ma tean seda, sest ma jälgin neid. Näen sama uudist, mis ilmub ühelt, keda jälgin, ja siis näen, kuidas kõik teised seda järgi teevad. Nii ongi tekkinud palju jäljendajaid ja tegelikult on kasulik leivapuru jälgipidi tagasi minna ja aru saada, kes selle asja esimesena avaldas. Täpselt. Kui neid oli 20, 40 või 100, tegid seda käsitsi, aga täna, kui neid on tuhandeid, muutub see aina raskemaks. See pole enam asi, mida saad ainult käsitsi teha. Mul oli õnne, et sain seda teha järk-järgult aastate jooksul. Nii et mul oli aega harjuda. Esmalt 20-ga, siis 40-ga, 60-ga, 80-ga ja 100-ga. Ja siis mingil hetkel juba 4 aastat tagasi hakkasime mõtlema, kuidas seda asja automatiseerida. Absoluutselt, jah, tegelikult näeme seda hiljem ka Parabellumi rakendusega. Ka mina ise sattusin olukorda, kus pidin arendama tööriista, mis on Palantiiri-laadne, nagu ameeriklased ütleksid, ehk siis sisuliselt ühe Palantiiri oma ja muuta see taskusse mahtuvaks. Sest ma pidin kasutama liiga palju tööriistu ja see võttis liiga palju aega. Muide, Mirko, sina oled alati väga hästi ühte asja teinud. Sa oled alati lisanud viited, lingid ja allikad kogu sellele infole, mida sa jagasid. Nii et sageli satud sa silmitsi 100 lehekülgede pikkuse dokumendiga, mida sa ei saa punkt-punktilt esitleda. Aga see, kes tahab seda vaadata või sellega tutvuda, annab loomulikult tööle rohkem usaldusväärsust, kui leiab viite. Muide sinu kogukonnale. Andke meid alati teada, millist teavet teid huvitab. Sest meie analüütikutena suudame teha kokkuvõtte, kuid see ei pruugi olla see, mida kogukond otsis. Seega üha enam loome tööriistu, paneme need kättesaadavaks, nii et igaüks saab teha just talle huvipakkuvat uurimistööd ja saada iseenda analüütikuks. Ei tasu oodata klassikalist pressiülevaadet, kus näidatakse artikleid, mille toimetaja on otsustanud ette näidata, vaid igaüks teeb oma enda pressiülevaate. Liigume edasi, just see, mille Mirko välja tõi, on täpselt see, millest ma rääkisin. Nagu ma teile ütlesin, pidin ma endale ise oma arsenali ehitama. Kuidas ma selle tulemuseni jõudsin, tuginedes doktriinidele, ma ise kirjutan aeg-ajalt doktriinidest, samuti koostöös. Miks? Sest doktriin määrab kindlaks kriteeriumi, mille alusel omistada usaldusväärsust või mitte mingile konkreetsele tööle. Üks peamisi doktriine, millega ma koos mitme inimesega Iisraelis töötan, on sisuliselt järgmine. Lõpeta proovimine tõlgendada, mida vastane, vaenlane mõtleb ja vaata ainult seda, mida ta teeb.
Seega algfaasis, kui infot on vähe, on kasulikum, seega tulusam vaadata, mida ta räägib, sest infot lihtsalt pole. Niipea kui see algne infopuuduse periood möödub, muutub täiesti eksitavaks vaadata ainult seda, mida ta räägib. Me nägime seda just enne kohe, kui otseülekanne algas, ütlesid ameeriklased üht ja hiinlased tegid hoopis midagi muud. Seega hiinlased peavad silmas hoopis teist asja. Kasutatud dokumendid esindavadki ju doktriini, eks. Kasutatakse milliseid doktriine? NATO omi, loomulikult usaldusväärsuse küsimusena. Agentuuride omi, alates CIA-st kuni Ameerika NSA, FBI, samuti Europol, Interpol. Sest ilmselgelt, kui esitatakse raportit, tuleb seda teha nii, et see oleks usaldusväärne. Ja mis kõige tähtsam, nagu näeme lõppfaasis, peab seal olema kohtuekspertiiline pool. Peab olema säilitusketi olemasolu tõenäoliselt. Seega peab teave, mis liigub punktist A punkti Z, läbima tee, mis võib olla sirgjooneline või tormiline, kuid seda teekonda peab olema võimalik uuesti läbida. Seega on see teema tõenäoline. Kui olete näinud CSI-d, siis see on natuke nagu tõendite dokumenteerimine. Tõendid pannakse kottidesse, need klassifitseeritakse ja nii edasi. Kogumise, säilitamise, analüüsi protsess peab olema täielikult dokumenteeritud. Täpselt, Mirko on tubli. Plokiahel krüptorahade puhul põhineb plokiahel väga keerulisel kontseptsioonil, mida on siiski lihtne seletada. Need on räsi, seega üks avalik ja üks privaatne kood. Kui need ei ühti, siis on keegi vahele seganud. Ja see tee ei ole enam usaldusväärne. Seega katkeb usaldusväärsusahel. Kogukond ei aktsepteeri seda enam. Sama peab juhtuma ka teabega. Seega leiate kõik selle, mis on allpool. Näiteks näen siin seda Ameerika teenistuste käsiraamatut, NATO oma ja nii edasi. See on huvitav ja oluline, mis on muutunud tänu tehisintellektile. Varem tehti andmete kogumist ja normaliseerimist, korrelatsiooni. Seega olid inimesed nagu kolonel Stirp, kes tegelesid sihtmärkide määramisega. Koguti andmeid, neid normaliseeriti, need pidid olema ühtlustatud. Me ei võrdle õunu ja pirne. Peame võrdlema asju, mis on võrreldavad ja tuvastama seosed. Seega kahe infokaalud, siis nende kahe vahelise seose kindlaks määramine ja lõpuks infole kaalu omistamiseni. Aitäh! Kus aitab nüüd tehisintellekt autentimisel? See aitab, sest seda tuleb kinnitada ja seda tuleb teha kiiresti. Me nägime seda rünnaku ajal esimestel nädalatel Iraanis, mida suutis teha Palantir. Palantir võttis kogu eri allikatest saabunud teabe, pani selle kokku ja segas satelliidi infoga. Teave, mis tuli meestelt koha peal, varasemast infost kuni isegi avaldatud materjalideni. Tehisintellekt aitab väga palju mitte tõlkimisel, vaid selle poolest, et tehisintellekt erinevalt inimestest räägib 150 keelt korraga. Ja ta räägib neid nagu kohalik, nagu päris inimene. Seega, kui ma uurin infot näiteks Türgi või Iraani ajalehtedest, peab tööriist rääkima farsi keelt. See ei saa olla lihtsalt tavaline tõlge. Sama juhtub sageli, avaldatakse kohalikes ajalehtedes. Liibanonis leiab palju infot Hezbollah ajalehtedest. Miks? Sest levitamisvahend, pitsiinid, olid Itaalias põhimõtteliselt tuntud teiste kanalite kaudu. Pitsiinid, midagi, mida keegi paneb TikToki üles. Jah. Me nägime seda ka eelmisel korral, me arutasime emotikonide ja kasutatud sümbolite üle ning seetõttu tuleb meid arvesse. Tõeline kitsaskoht ongi see, tuleb aru saada, kuidas infot autentida, kuidas muuta see kasulikuks ja kuidas muuta see kasulikuks reaalajas. Näiteks Palantiri puhul, aga osinti avatud allikate uurimist saab kasutada ka luuretegevuses ettevõtete vahel, et aru saada, kas on avalik ülevõtmispakkumine, ühinemine
tahame teada avatud allikatest infot ettevõtte kohta, ettevõtte juhtide kohta, mida nad on teinud, mida nad on avaldanud. Samasugused värbamisfirmad. Nad teevad palkama uue tegevjuhi. Nad tahavad aru saada, kuidas see härra või proua on aastate jooksul käitunud. Õnneks või kahjuks, tõenäoliselt palju rohkem kahjuks, see, mida me internetti jätame, jääb sinna igaveseks. Nii et jah. Sageli tuvastatakse üksusi või konkreetset teavet, sest taksohvitseri räägivad omavahel Telegramis või Facebookis või helistavad oma naisele. Nad arvavad, et see on turvaline keskkond, mis pole seotud nende tegevusega, kuid tegelikult on see nii. Jah, täpselt, absoluutselt, jah, Mirko. Liikudes veidi edasi, kui tekib küsimusi või kui ma liigun liiga aeglaselt või liiga kiiresti, anna mulle teada, sest on mitmeid mõisteid, mida tuleb rõhutada. Pane ühte asja tähele. Nüüd on palju rohkem kiirust, mis ei tähenda sugugi rohkem autentsust. Meil on palju raskusi, Mirko. Palju uudist, aga peamiselt deepfake'ide puhul mitte sellepärast, et need poleks arusaadavad, vaid sellepärast, et need suudavad viraalseks muutuda. Inimesed usuvad neid nüüd, neid ei huvita enam ümberlükkamine. Seda on nähtud näiteks Lähis-Idas, kus nii Hamasi liikmed kui ka iraanlased on muutunud väga osavateks ja toodavad sageli videoid. Ja mis on nende saladus? Teha seda hübriidselt. Seega on kõige raskem peatada vale uudist, mille sees on teatud protsent tõtt. Seega väike võltsing, toome hiljem ka näite, esitame küsimuse ja vaatame, kui paljud on süvenenud ja kui paljud teavad tõde seoses praktiliste näidetega, mida toome. Läheme edasi, Mirko. Jah. Just, see, mida ma ütlesin, ongi see, et nüüd muutub sisu usutavaks isegi siis, kui seda pole kontrollitud. Ja tõde on küsimus, kui te vastate meile otseülekandes reaalajas, kui kaua see asi kestab. Ma esitan teile küsimuse, millele ma ei anna vastust. Näiteks Ameerika rünnak Iraani vastu, Minabi küsimus, algkooli juhtum, kus kõik need tüdrukud surid. Mis on tõde? Kes on rünnaku all? Mida teie sellest teate? Andke meile teada. Siis arutame lõpus ja vaatame edasi. Kui paljudel on olnud võimalus süveneda ja jõuda just selle tõeni, mitte mõne teise omani? Mirko, lähme edasi. Jah. Aitäh. Nüüd on küsimus, nagu me enne ütlesime, tehisintellekti programmid, mis loovad häirivat müra. Jah. Probleem. Jah, raske on siis, kui loos on mingi tõetera sees. Näiteks, toon sulle sellele kasutajale, kes just kirjutas, toon sulle ühe näite. Ma ei tea neid numbreid, aga ma usun, et 90% itaallastest enam ei küsi, kas Hamassest tulevad numbrid on tõesed või valed. Alguses Iisrael näiteks langes lõksu, püüdis kõike punktilt ümber lükata. Siis jõuab kätte hetk, kus inimestel ei lähe enam korda, mis on tõde. See tähendab, et nad on selle juba enda jaoks paika pannud. Ja sellistel juhtudel aitab tehisintellekt väga palju segaduse tekitamisel. Mida rohkem infot ma suudan võrku süstida, seda vähem aega on neil, kes peavad tõde kindlaks tegema selleks aega. Seega nad ei suuda sammu pidada. Ja isegi kui neil see õnnestub, on tõde nägev publiku hulk vaid 100% neist, kes on juba otsuse teinud. On juba otsuse teinud, nüüd nad kasutavadki seda ära, ehk siis osalist tõde. Ja siis sageli näiteks just sellepärast peavad Mirko kanalid alati võrgus õitsema, sest näiteks sageli pole telekanalitel isegi aega, et kindlaks teha, mis on tõde. Nad alustavad poleemikat ja siis pole enam võimalus seda ümber lükata. Seega jääbki see publiku jaoks tõeks. Ja kindlasti vanaema koduperenaine või inimene, kes oli kodus, ei tunnegi huvi selle vastu, kus tõde tegelikult on, kuid see jääb talle aiu hästi meelde, nii et otsus on juba tehtud. Samasugused ettevõtted nagu Microsoft. Nüüd esitan ma teise küsimuse.
Olete ilmselt hiljuti kuulnud uuest mudelist, mida Anthropic ei tahtnud välja lasta. Selle nimi on Mythos. Jällegi eepiline muistsete aegade müüdid, öeldes, et see oli liiga ohtlik. Paljud inimesed, sealhulgas ka mina ise, seostasid seda alguses turundustegevusega, sest Anthropic on seda teinud rohkem kui ühe korra. Kui paljud teist on viimase 2 või 3 nädala jooksul saanud oma arvutis Windowsi uuendusi, ehk siis värskendusi? See tähendab, et neid tuleb keskmiselt 34 päevas. Mida see tähendab? See tähendab, et see oli tõsi. Mythos leidis operatsioonisüsteemist hulga vigu, mis olid seal olnud juba 30 või 40 aastat. Ka mina ise olen viimase 2 või 3 nädala jooksul saanud neid kümneid. Ja veel üks asi paistab silma, kiirustamine, millega Windows neid paiku, neid plaastrid haava parandamiseks välja annab, põhjustab sageli uusi kõrvalprobleeme, mida varem polnud. Nad on täielikus segaduses. Seega tehakse selle kallal palju tööd. Kiiresti tekitab tehisintellekt palju segadust ja häireid. Tõenäoliselt ootan suuri häireid. Pangandussektoris, mis on küll väga arenenud valdkond, kasutatakse sageli spetsiaalselt kohandatud tarkvara ettevõtete poolt, kellel varem polnud vajadust nii tähelepanelikud olla. Mirko, liigume edasi. Ja, see on üks neist ühenditest, millest ma rääkisin, te leiate selle Europoli alt. Käsiraamatud, mis annavad ka palju juhiseid selle kohta, mida tuleb teha, kuidas tuleb teavet käsitleda, ligipääs saitidele ja muu selline. Kuid üha enam näeme kõigi nende organisatsioonide, samuti meie analüütikute abiga, soovi kehtestada juhtimisraamistik. Seega kehtestada doktriin, et mõista, millal teave on tõene või vale, millal see õnnestub, miks mõni teine mitte. Teine tehisintellekti probleem on see, et ta annab preemiaid, kuid võib anda preemiaid ka vale positiivsele tulemusele. Seega tuleb aru saada, millal anda preemia teabele, mis on tõele kõige lähemal. Absoluutselt tõde ei eksisteeri. Lähme edasi. Jah, see on näiteks ka viimaste nädalate uudis. Ameerika Ühendriigid on andnud satelliidipilte müüvatele ettevõtetele korralduse seda mitte teha, vähemalt viivitada või müüa palju madalama kvaliteediga pilte. Teine küsimus kogukonnale, miks? Et varjata kahjusid, mida nad on saanud. Täpselt. Ja tänapäeval näiteks üks viimaste nädalate uudiseid oli see, et OSINT leidis 2 Iisraeli salabaasi Iraagis. Seda ei teadnud keegi, isegi ameeriklased mitte. Mida teeb tehisintellekt? Eelmise kasutaja küsimus oli suurepärane, vaata, koordineeritud kontod. Nad teevad seda palju Twitteris X-is. Need on siis koordineeritud kontod. Sageli on see hübriid jälle kord, sest botte on nüüd lihtne avastada. Kui botti juhib inimene, siis palju vähem. Mida nad väga palju ära kasutavad, Mirko, sa küsisid enne selle küsimuse, YouTube'i mõjutajad, mikromõjutajad. Sest mikromõjutajate konversiooni määrad protsentuaalselt on kõrgemad. Need, kellel on mikromiljoniline jälgijaskond, väiksemad jälgijad, kui ta teeb video, ei too see kaasa 1 miljonit, 2 või 3 miljonit kaotamist. Sest on olemas konversioonimäär, mikromõjutajatel on see kõrgem. Nii et nad otsivad inimesi, kellel on 10 000, 15 000, 20 000 jälgijat. Sest kui neil on 10%, 20%, 30% konversioonimäär, mis on nende tegelaste puhul tavaline, suudavad nad jõuda rohkemate inimesteni ja nad on radavilt väljas. Näiteks, kui sa tahad aru saada, Maga vaatab 34 peamist mõjutajat, aga nemad ei ole need, kes infot levitavad. Need on mikromõjutajad. Nad teevad seda palju ka Telegrami kanalite kaudu. Ristpostitamine, see on veel üks kasutatav tehnika, Mirko mainis seda enne. Nad võtavad info, panevad selle ühele kanalile, ütlevad, et võtsid selle sealt ja seal on väga raske jälgida info päritolu ahelat. Sest kui keegi ütleb, et võttis selle näiteks Diary of CEO'st podcastist, millel on miljoneid vaatamisi,
siis kes viitsib minna kontrollima, kas see oli tõsi või vale. Hästi koordineeritud valeinfo võib kindlasti isegi parimaid eksiteele viia. Deepfake'ist räägin teile veel ühe asja. Kõige tõhusam deepfake on see, mis on poolikult või halvasti tehtud. Miks? Sest see tekitab vaatajas telefoniga keries vähem uudishimu ja rohkem nalja. Kui see on liiga hästi tehtud, siis see hoopis äratab uudishimu. Kui analüütik või tähelepanelik inimene avastab, et see oli näiteks võltsing, siis ta vihastab. Ta vihastab ja ei ole enam toetaja, vaid muutub vastaseks. Ma ei tea, mõni aeg tagasi loodi tehislik influencer nimega Alana. Tal oli 2 miljonit jälgijat. Kui enamik intelligentseid inimesi sai teada, et see oli tehisintellekti loodud toode, jätsid nad selle täielikult maha ja kanal kukkus läbi. Palju usutavam on see, mis näitab poolkäsitööna tehtud asju, sest sellele antakse rohkem usaldust. Seega näeme lähitulevikus palju rohkem päritolu tuvastamise tööriistu, mis tähendab päritolu. Just seda küsimust esitas kasutaja. Võrgu ja erinevate sotsiaalmeedia platvormide üleujutamine infoga muudab nende kontrollimiseks mõeldud tööriistad kergemini petetavaks. Läheme edasi. Enne kui edasi läheme, selgitan seda ja tutvustan ka seda inimest, kelle kohta oli kaaneküljel küsimärk. Sest loomulikult pärast seda, kui ma teile selgitasin, kui raske on neid andmeid säilitada, hallata ja nii edasi. Ma kujutan ette, et teil nagu minulgi on oma elu ja seetõttu pole teil aega. Teil pole aega sellist tööd teha, käia kontrollimas ja nii edasi. Nüüd see, millest me Ivaniga rääkisime, on professionaalide teema, need, kes tahavad tõesti osinti teha. Ja seega peavad nad teadma seda asja, mida me juba käsitlesime, arutasime muide ka kindral Kapitiniga. Militaarteaduslikust vaatenurgast, kuidas töötatakse välja stsenaariume, seda oleme juba käsitlenud raamatus Sõjasõnad. Siin tüüame aga teha midagi igapäevaseks kasutamiseks, ehk siis neile, kellel pole aega, on vaja midagi lihtsat. Kuidas ma saan aru, kas see uudis on tõene? Mul ei ole aega minna ise uurima, võib-olla ma ei teagi, kuidas seda teha, aga ma tahaksin midagi, mis aitaks mul aru saada, kas see uudis on tõene ja miks see tõene on, ehk siis millised kriteeriumid on selle taga, et sina ütled mulle, et see on tõene. Ja selleks tutvustan teile Antonio Costi, kellega ma olen nüüdseks juba 4 aastat koostööd teinud. Saime alguses tuttavaks, sest ta jälgis minu kanalit. Siis kohtusime ühel konverentsil, ühel Modenas peetud konverentsil. Ja sellest ajast peale on tema see inimene, kes tegeleb kaardi tehnilise poolega, ütleme nii, kaarti haldavad serverid, varuserverid ja kõik need asjad. Ja sellest ajast hakkasime koos üha rohkem ideid välja mõtlema ja tasapisi sündis sellest see asi siin. Nii et Antonio hakkas arendama ühte rakendust. Rakendust, mis vajab loomulikult ka testimisfaasi. Koos teiega, samuti tagasiside ja muud sellised asjad, ning tulevikus ka muud asjad, millega me praegu tegeleme. Kuna see on esimene kord, kui ta on kanalil ja tema on IT-mees, tutvusta ennast, räägi natuke, mida iganes sa tahad, ka sellest, kuidas me tuttavaks saime ja mida me selle rakendusega teeme, sest see on keeruline, sest seal on palju silte, meetodeid ja nii edasi. Võib-olla teeme ka teadusartikleid, sest on huvitav selgitada, sest lõpuks on meetodi läbipaistvus kõige olulisem asi. Ma ütlen sulle, kuidas see töötab ja see töötab nii kõigi jaoks. See ei tööta erinevalt sõltuvalt allikast. Aitäh! Absoluutselt, aitäh Mirko, tere õhtust kõigile. Minu nimi on Antonio Costi. Nagu Mirko ütles, olen juba palju aastaid tegelenud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga ning põhimõtteliselt olen IT-sektori ettevõtja. Olen selle ettevõtte tegevjuht, mis nagu Mirko just mainis, on juba mitu aastat pakkunud KISS-infrastruktuuri, mida Parabellum mõttekoda kasutab Venemaa-Ukraina konfliktivaartide jaoks. Ja olen Mirkoga koostööd teinud juba 4 aastat, sisuliselt sellest ajast, kui sõda Ukrainas algas. Täna õhtul olen ma siin eelkõige selleks, et hakata teile rääkima Osint Intelligence'ist,
mis on algatus, mille algataja ja asutaja olen koos Mirkoga. Ja eriti meie rakendusest, mis on esimene toode, mille kavatseme turule tuua. See on omamoodi kohene parabellum, ütleme nii. Selle asemel, et mina ütleksin teile, et see on tõsi või vale, töötab see igapäevast uudiste puhul automaatselt, praktiliselt. Täpselt, Osint Intelligence'i rakendus. Arvestage, et see sündis vajadusest, mis tegelikult on väga lihtne. See tähendab, et täna elame me infokaoses. Meil on, nagu insener enne ütles, tohutult palju infot. Seega on liiga palju infot, mida peame haldama. Seega ainult uudise lugemisest enam ei piisa. See jääb praktiliselt peaaegu märkamatuks. Vajame konteksti, mis aitaks meil näiteks mõista allikat, selle usaldusväärsust, operatiivset olulisust ja terve hulga muid andmeid, mis võiksid olla kasulikud selleks, et kiirelt pilguga haarates infot paremini mõista. Ideaalis oleks nii, et loeme uudist ja suudame hetkega saada täieliku ülevaate, mis aitab meil mõista konteksti, mille osa see uudis on. Pane see nii, hakkame neid näitama, sest siin on paar üsna huvitavat asja. Loomulikult on kriteeriumid need, mille abil saab uudisest kohe aru. Need on jagatud ka tehniliste märksõnade järgi, näiteks kas uudis räägib lennundusest, rakettidest, droonidest või on see poliitiline uudis. Teatud mõttes annab see teile kallutatuse suuna. Mis mõttes see on kallutatus? Kui tegemist on Iisraeli ajalehega ja see räägib Hamasi juhi tapmisest. Uudis esitatakse positiivsena vastavalt allikale, sest allikas on ilmselgelt üks osapooltest ja seega nende allika jaoks on see uudis positiivne. Seega on sul teatud mõttes juba algne kallutatus. Toon, millega uudist edastati. Sest kui näiteks viimasel ajal räägiti Barovast, ühest Ukraina külast, kas see on langenud või mitte, kas venelased on selle vallutanud? Kui uudist annavad ukrainlased, on see negatiivne, kui venelased siis positiivne. Nende jaoks loomulikult sõltuvad allikast, kes selle andis ja siis tuleb aru saada, kas asi on tõsi. Nagu näete, siin on palju silte, õhk, droon, uudised, NATO, kui see puudutab liitude teemat või mitte. Siis saab igaüks luua oma filtrid, mis on väga hea asi. Mina olen Leonardo Lanzara, mind huvitavad ainult droonid ja lennundus, ma eemaldan kõik muu ja sirvin praktiliselt kõik uudised läbi. Tuleb märkida, et see rakendus võtab uudiseid kogu maailmast. Kui Küprose ajaleht kirjutab, et rakett on saabunud, kindlasti teab Küprose kohalik ajaleht seda uudist enne ülejäänud maailma. Isegi enne ANSA, Reutersit, Bloombergit ja nii edasi. Seega võib ka kohalik uudis tihti olla tõepärasem, just sellepärast, et nad on seal, filmivad ja see jõuab kohe välja. Lisaks tõlgib see ka, nüüd räägib Antonio teile ka parimast asjast, sest meie näeme eelvaates originaalkeelt, aga kui te klõpsate, näete seda juba täielikult tõlgituna. Ja see võtab neid tõesti kõikidest võimalikest kohtadest. Ja nüüd, enne kui annan uuesti sõna Antoniole, kes selgitab meile palju asju tehnilisest vaatenurgast ja vastab teie küsimustele, tahan teile öelda 2 olulist asja. Me hakkasime seda tehisintellekti toitma nende allikatega, mille olin ise käsitsi klassifitseerinud oma tööga. Ja ütlen teile veel ühe asja, mis minu arvates teeb ka kogukonnale palju rõõmu, kõigile neile inimestele, keda ma pean tänama. Kes on nende 3 Telegrami aasta jooksul iga päev hakanud mõnda uudist kontrollima, täiendama, ümber lükkama ja nii edasi. Oleme kasutanud 3 aastat oma Telegrami kanalit koos teie sisestustega, et treenida neid meie tehisintellektis. Ta nägi, mida teie tegite ja mõistis. See on vale, sest siin on see täiendav info, see on ümberlükkamine ja muud sellised asjad. Nii et töö, mida tegid käsitsi 10 000 inimesed, sest seal on üle 11 000 inimest ja siis on veel need, kes tulevad ja lähevad minu Telegramis. See töö ei ole raisku läinud. See ei ole töö, mis oleks kuhugi kadunud. See töö aitab treenida seda tehisintellekti, aga seda läheb veel vaja.
Täpselt, absoluutselt, et seostada Mirko kahe märkusega. Esimene on see, et me kogume infot. Esiteks üks märkus alustuseks, rakendust hakkame täna õhtul näitama, sest see on Google Play lõplikus ülevaatuses. Seega on see mõne päeva pärast kõigile Androidi kasutajatele saadaval ja hiljem ka iOS-ile loomulikult Apple'i maailmas. Oluline asi, nagu Mirko ütles, on see, et me kogume infot algallikatest. Täna siin seadetes näete märget, et reaalajas jälgime praegu üle 13 000 infoallika. Ja oluline on see, et me jälgime neid üle kogu maailma. Tahtsime selle asja läbipaistvaks teha, sest oleme pealkirjad inglise keelde ühtlustanud ja jätnud uudiste eelvaate algkeeles. Lisaks oleme lisanud ka väikese lipu koos tööriista vihjega, mis aitab teil soovi korral näha täpselt päritolu. Just selleks, et te mõistaksite, et me võtame infot sealt, kus see sünnib. See on meie jaoks teabe kvalifitseerimise protsessis väga oluline. Siis, nagu Mirko ütles, saab tõlkida, kui lähete siia uudiste keele peale, siis saate näiteks normaliseerida selle keelde, mis teid huvitab. Nüüd paneme itaalia keele ja rakendus näitab teile automaatset teavet teie keeles. Aga kordan, kõige tähtsam on see, et siin on meil tõesti teabe algallikad olemas. Nagu insener enne ütles, Mirko avaldas kõigile kohe algusest peale muljet, sest oli ainus, kes alati kõigi oma viidete juurde allikad lisas. See on väga oluline. Seda tüüpi paradigmat, ütleme nii, oleme me endaga kaasa võtnud ja rakendame seda kindlasti ka oma arenenud IT-tööriistades. Siin on teil sisuliselt infovoog. Loomulikult on need kõik andmed, mis on juba eelnevalt kvalifitseeritud meie viitevaldkonnas, milleks on geopoliitiline ja sõjaline valdkond. Kõik need andmed pärinevad osintallikatest, loomulikult avatud allikatest. Meie kasutades väga keerulist süsteemi, võib-olla tulevikus saame sellest veelgi paremini rääkida, tehisintellektide abil, sest me kasutame rohkem kui ühte, töötleme neid andmeid, et neid võimalikult hästi esitada. Nagu me ütlesime, tahame meie teha nii, et teie saaksite ühe pilguga näha kõiki neid indikaatoreid ja signaale, mis aitavad teil olukorda mõista. Loomulikult on selle kõige taga ülikompleksne arhitektuur ja terve hulk kaableid. See on tõeliselt hullumeelne töö, mis tehakse. Küsimus on, kust saab aru uudise usaldusväärsusest? Ma mõtlen, kas see on tõene, vale, tõenäoline ja nii edasi. Nii, siis on olemas terve osa, mis puudutab infoallikate klassifitseerimist, mida meie loomulikult kasutame ja mida kasutavad ka meie taustasüsteemid. Ja siin oleme selle muutnud, ütleme nii, läbipaistvaks sel viisil, selles mõttes, et nagu ma enne ütlesin, see on beta-versioon. Tahtsime selle siiski eelvaates välja anda, sest nagu Mirko ütles, sooviksime teie abi. Tahame kogukonda kaasata. Kogukond oli selle projekti esialgses etapis väga oluline, sest me kasutasime just nimelt kogukonna aastate pikkust kogemust näiteks Telegrami kanalil, et treenida oma tehisintellekte. Üks meie tehisintellektidest, millele panime nimeks Parappa osint, lihtsalt niisama, sai väga osavaks valeväidete ümberlükkamises, sest ta õppis, nagu Mirko ütles, just teie käest. Väike spoiler. Mis on meie tehisintellekti nimi? Maater. Kus see nimi tuleb? Kirjutage see kommentaaridesse. Keegi seletab praktiliselt, kuidas uudist kontrollitakse. Toon näite. Oli palju YouTubereid, Vink ja erinevaid kanaleid ning uudiseid, mis ütlesid, Kurskis ei ole Põhja-Korealasi. Kursk. Meie tehisintellektil on ametlikud uudised venelastelt, kes tänavad Põhja-Korealasi ja on ajalehti või allikaid, YouTube'i, Telegrami ja nii edasi, mis ütlevad, see ei ole tõsi, neid ei olnud seal. Automaatselt lähed taga uudistes tagasi, vaatab üle, et iga kord, kui sellised uudised anti, olid need valed, hiljem osutusid need mitte tõeks ja seetõttu nende skoor langeb. Mida rohkem sa jama räägid, mida ümber lükatakse
Ja lisaks võrdleb ta ka allikaid selles mõttes, et üks sait annab uudise, teised 10 saiti lükkavad selle ümber. Ta annab neile vastukaalu, eriti kui tegemist on saitidega, mis tegelevadki ümberlükkamisega. On olemas saidid, mis tegelevadki ainult sellega, ainult valeuudiste ümberlükkamisega. Nii et sul on näiteks uudis, toon näite, Il Faro di Roma, üks neetud kollane veebileht, mis räägib Zelenski villast, mille ostsid Goebbels, kuningas Karl, mingi jama Küprosel. Ja see jätkab selle artikli väljatoomist, mis sisuliselt muudab ainult sama kohta. Loomulikult. Rakendus leiab kõik nende uudistega seotud ümberlükkamised, mida on sadu, põhimõtteliselt kõik nende kuulsate villade võltsuudised. Ja kui ta hakkab allikat analüüsima, leiab ta kõik need ümberlükkamised ja siis ütleb ta uudis, valeuudis, miks? Ja loomulikult selle allika usaldusväärsuse reiting muutub praktiliselt nulliks või tõuseb, kui ta annab uudiseid, mis hiljem osutuvad tõesteks. See meetod koos paljude teiste teguritega, sest need ei ole ainsad. Aga ma räägin teile lihtsalt, et oleks arusaadav, tegelikult on meil umbes 2030 parameetrit, mille järgi vaadata. Olgu see poliitiline kallutatus, ajaleht on kas vasak- või parempoolne. Kui vasakpoolne ajaleht räägib Trumpist ja annab võib-olla Trumpi kohta negatiivse uudise, siis pead arvestama ka kallutatusega. Seega on sul vasak-parem keskpunkt selles mõttes, siis me loeme ka uudise tooni, see võib olla sarkastiline, võib olla sensatsiooniline, sellised asjad. Kõik need andmed kokku annavad sulle näiteks teada, kui usaldusväärne on pravda.ru, usaldusväärsus madal. Low. Täpselt nii. Nagu näete, näiteks pravda.ru'l on propagandaskoor 70/100 praegu. Oleme tehnilistel põhjustel selle normaliseerinud, propagandat ei tuvastatud, kuid me näitame juba skoori. See tähendab, et meie tehisintellekti süsteem on selle allika juba tuvastanud ja ütleb meile, et mõistlikult hinnates on see 70/100. Loomulikult on allikaid väga palju, siin oleme klassifitseerinud just need 13 miljardit allikat. Muide, nagu ma enne ütlesin, huvitav on see, et meil on veel üks spetsialiseeritud süsteem, mis otsib pidevalt uusi allikaid. Nii et kui teil on rakendus olemas ja lähete seadistustesse, märkate, et see loendur kasvab pidevalt. See tähendab, et oleme leidnud uusi allikaid, mida sellest hetkest alates töötleme ja kvalifitseerime teie jaoks. Mirko ütles enne, et üks oluline asi on näiteks sentiment. Nii et põhimõtteliselt, nagu te siin näete, on erinevaid, kasutame silte, et proovida ekraanil kuvatavat teavet kohe ja visuaalselt liigitada. Need puudutavad kõigepealt teabe olemust, ütleme siis tegevusvaldkonda. Loomulikult, kui tegemist on teabega, mis puudutab sõjalist valdkonda, teeme me spetsiifilist tuvastamist. Nii et ütleme näiteks, et selles olukorras on tegevusvaldkond endiselt eriti oluline. See on asi, mille kallal me praegu tugevalt töötame. Jah, ma tahtsin, et sinna lisataks järk-järgult alamdomeenid. Praegu on need õhkdroon, aga võib-olla tulevikus on ainult FPV droonid. Kvadrokopterid, sellised asjad. Ma mõtlen, et saab minna järjest rohkem spetsiifikasse. Näiteks 8 päeva jooksul Ukraina lasi Moskva pihta 500 drooni ja sina tahad lugeda ainult neid uudiseid. Lähedki spetsiifikasse Ukraina, droonid, Venemaa ja saad ainult ukrainakeelseid, venekeelseid uudiseid, mis puudutavad ainult droone. Siis saad valida mitte ainult valdkonna, vaid ka vastava kuupäeva. Tahad ainult viimase 24 tunni uudiseid, mis räägivad ainult droonidest, et koguda kõik need, kes sellest räägivad. Võib-olla üks on indialane, üks on pakistanlane, üks on austraallane, näete. Ajalugu. Oletame siis, et oled ajakirjanik, tahad uurida kõiki neid, kes on rääkinud mingist sündmusest Ukrainas või ka sõjast Iraanis. Sa tahad ajaloolist ülevaadet ja tahad filtreerida täpselt seda infot, saada ainult need allikad, mis räägivad just sellest infost. Saad seda teha. See kiirendab tohutult nii info otsimist kui ka seda, kes sulle selle annab. Sest meie ütleme sulle vaata, see on usaldusväärne, vaata, see ei ole usaldusväärne. Alati kriteeriumiga, mis on läbipaistev, selgitatud, teaduslik ja kõigile ühtemoodi rakendatud.
Seega sa ei saa öelda, sul on selle või teise suhtes eelarvamus. Loomulikult on selles etapis ka inimkontroll, sest kui tehisintellekt eksib, peame meie talle ütlema, vaata, sa klassifitseerisid valesti, sellepärast ta sulle nii ütles ja järgmine kord ta enam ei eksi. Meie anname talle need ette ja seetõttu on sul vaja erinevate valdkondade eksperte. Tegelikult kasutame seda rakendust palju ka Parabellumi meeskonna sees, ütleme siis Capitini ja teiste poolt, kes saavad öelda, vaata, see uudis on vale, nii kogukonna kui ka teiste jaoks, nii vigade leidmiseks kui ka vale info ümberlükkamiseks. Ei ole kindel, et meil selle uudise kohta juba ümberlükkamine olemas on, sest meil on 13 800 allikat, võib-olla oli see 13 801 täpselt. On palju asju, millest rääkida. Lubage mul üks märkus teha allikate rahvusvahelisuse kohta. Huvitav küsimus, vastame sellele hiljem, sest see annab meile võimaluse tutvustada ka üht teist asja, mida me hiljem esitleme. Meie Creed client Osint at Home'i, millest räägime teile vasti. Nagu ma ütlesin, üks oluline asi on allikate rahvusvahelisus, sest tavaliselt oleme harjunud kasutama peamiselt kodumaised allikaid, mis esitavad meile rahvusvahelisi uudiseid. Muide, tänapäeva globaliseerunud maailmas toimub enamik asju väljaspool meie riiki. Siin vaid mõne sekundiga saad sa sõna otses mõttes teha tiir ümber maailma ja näha, mida teised kirjutavad. Olgu see siis sinu kodumaal toimuv, kui uudis on kohalik, või see, mida teiste kohta räägitakse. Me usume juba, et see on vaatenurk, mis aitab väga palju võrreldes sellega, mis on täna Itaalias info hankimise standard. On kaks olulist küsimust, siis sellele LM-i kohta vastame, sest see on tehnilisem. Meil on süsteem, mis väldib liigset kordamist. Jah, just see ongi asja mõte. Tehisintellekt otsib üles, mis on allikas, kes rääkis sellest esimesena. Selle asemel, et anda sulle ANSA ja veel 50 muud, kes kordavad sama uudist. Just see ongi asja mõte. Täpselt, tegelikult näitame teile tulevikus, sest meil on palju funktsioone, mille oleme praegu välja lülitanud, kuna plaanime neid järk-järgult avada. Ühesõnaga, aja jooksul, et anda kogukonnale võimalus hakata rakendust kasutama sellega, mis olemas on, ja siis, ma ei tea, 20 päeva pärast avame veel ühe funktsiooni. Aga kui me näiteks räägime Intel Eventsist, siis näete, et tegelikult esitame siin ühe infoallika, kuid näiteks täpselt nagu Mirko ütleb, ma ei tea, see uudis on meil olemas 50 infoallikas või ütleme 20. Seejärel valime välja selle, mis meie arvates on kõige olulisem meie jaoks huvipakkuvas kontekstis ja esitame selle oma voos. Aga meil on taustal olemas jälg kõigist neist 20 infokillust ja me teeme ka terve rea kontrolle, millest ma äsja rääkisin. Meie lisasime ka mõned lahedad asjad, näiteks arvestame ka kihlveoturuga, mis on huvitav. Ehk siis me ei püüa mitte ainult allikaid klassifitseerida, neile punkte anda ja nii edasi. Erapoolikuse tegurid. Arvestame ka Defconi tasemega, et anda aimu, mis on ikkagi lahe. Ning kihlveoturgudega, sest võib-olla on seal mingi info. Toon ühe näite. Suured panused, mis tulid välja vaid mõni minut enne seda, kui Trump meelt muutis ja muud sellist. Mõte on selles, et tasapisi saada uudiste koondajaks, mis ei arvesta ainult ajalehtedes avaldatud uudiseid, vaid ka sotsiaalmeedias, saitidel, mis tegelevad näiteks kihlvedudega, sündmuste peale, kus võib-olla ilmub välja mingi kummaline protsent. Need kõik on tegurid, mida tehisintellekt arvestab. Terra conto. Seega jõuad sa, ütleme, järelduseni, tegurini, mis arvestab mitmete erinevate muutujatega, mis kõik liiguvad samal ajal. See on natuke nagu mõned ennustusmudelid, mida püütakse teha Osinti valdkonnas. Nende koondajate puhul, mida näeb Iraani sõja kohta, mis arvestavad mereväe, õhuväe liikumisi, uudiseid ja nii edasi. See on muidugi esimene samm, aga minu arvates saab lõpuks tõesti luua mudeleid, kus sa vaatad käimasolevat konflikti ja paned praktiliselt kõik kokku. Majandusuudised, mereväe ja õhuväe liikumised, uudised, sotsiaalmeedia, üksikud videod ja nii edasi, sest tehisintellekt suudab kõik need asjad kokku panna. Nii et jah, üks väike asi.
sest see on keeruline. Rakenduse arendusse saab panustada, kui olete osav inimene ja arvate, et saate aidata, siis saatke kiri minu kanali e-posti aadressile. Mina hoolitsen selle eest, et see edasi saadetakse. Loomulikult on selle kallal juba mõned inimesed tööd tegemas. Aga parim asi, kui tohib, arvestades, et meil on niigi palju päringuid, võite loomulikult kirjutada Mirkole, millal iganes soovite. Aga meie kodulehel curiosityintelligence.net, mille lingi leiate kirjeldusest, on vorm neile, kes soovivad koostööd teha. See on meelgi parem, sest see võimaldab meil teha ka esimese, ütleme nii, eelvaliku profiilide osas. Sest nagu te mõistate, on need asjad väga keerulised. Nii et see võib meid aidata. Täpselt nii. Viibilehe jaluses on spetsiaalne vorm, kuhu kirjutades aitate meil asja paremini liigitada. Siis näeb Mirko seda loomulikult koopias, meie näeme seda ka ja siis liigume edasi. On palju asju, millest rääkida. Kus sa tahad, et me mõnele küsimusele vastaksime? LLM, see LLM ide kohta. Ma ei näinud seda. Jah, ma aitan sind. Küsimus oli väga asjakohane, vastus on jah. Kui sa mäletad, siis kui me rääkisime Palantirist, kirjeldasime seda kui närvisüsteemi, mis aga vajab aju. Sel juhul oli aju Anthropicu mudel. Kas sa mäletad seda kuulsat lugu, mille tõttu Anthropic oli ohus sattuda Pentagoni tarnijate musta nimekirja? Miks? Mõtle orkestrile ja sul on vaja dirigenti. Dirigent annab täpsed juhised, annab juhised oma agentidele. Seega on LLM-i alati vaja. See võib olla kohalik, nagu näiteks Solama puhul, ja sa esitasid küsimuse API kohta. API tähendab Access Protocol Interface'i. See on sisuliselt võti, mida teine tarkvara või ettevõte kasutab selleks, et kasutada tema süsteeme. Seega, kui tegeleda Osintiga, on sul sageli vaja API-sid, mis on need tarkvara võtmed, mida võib saada tasuta kättesaadavalt või mõnikord tuleb nende eest maksta. Sageli aetakse Osinti küsimus segamini tasuta kättesaadavusega. Selles mõttes, et kõik ootavad, et teave oleks alati tasuta kättesaadav. Mõnikord, kui oled analüütik, pead sa selle lihtsalt välja kannatama. Maksete eest on olemas väga keerulisi tööriistu, mis nõuavad tasu. See kaart ei ole tasuta. Me maksame Akogisele, serverite eest, halduse eest, on kulud, kõik on tore. Isiklikult kannan ma kulusid mitte ainult serverite hoolduse eest, vaid ka oma uurimistöös. Ma olen liitunud mõne eraviisilise mõttekojaga. See tähendab, et maksad tellimuse eest, et saada ligipääs nende poolt koostatud teabele. Tehniliselt pärinevad need avatud allikatest, kuid maksumüüri taga. Ja igal juhul pead sissepääsemiseks kuuluma teise mõttekoja hulka, mis omakorda on tunnustatud. Nii et see on kõik üks suur ringlus. See aitab ka palju filtreerida, sest näiteks kasutaja mainis API-sid ja kui nende kasutamine tehakse tasuta kättesaadavaks, võib see sageli olla ka sabotaaž. Seega tekitatakse liigne hulk päringuid sellele, kes sulle rakendus pakub, et seda saboteerida. Mitte tingimata tiitli pärast. Vabamüürlaste mõttekodade lopi. Ei, asi on selles, et infot jagatakse oma vahel. Toon näite Tatari Gammi, kuulus analüütik, nüüd oma grupiga Blackbeard. Praktiliselt enamik tõsiseid raporteid on maksumüüri taga. Mina saan tasuta sisse, sest me vahetame oma vahel infot. Ja sama on ka Soome grupiga. Sest lõpuks annab iga üks oma panuse, ei rohkem ega vähem. Natuke nagu mul on oma kaastöötaja Playfraga. Ta muudab kaarte ja teeb muudki. Ma kujutan ette, et iga üks, kes töötab mingis töökeskkonnas, omab paratamatult teatud eeliseid võrreldes teistega, kes teevad sama tööd. Selles mõttes sünnivad parimad leiutised. Toon näite. Mind kutsutakse Varssavi julgeolekufoorumile nagu ka NATO üritustele, kuigi ma ei ole NATO-ga seotud. Mind ei kutsuta sinna lihtsalt külalisena. Mind kutsutakse sinna ametlikult. Aga ma ei lähe kunagi sinna, sest kui sa oled selles ringkonnas, siis varem või hiljem satud sinna paratamatult.
selles mõttes. ja see, Nii et mitte kõik, mis on osint, toon näite, satelliidipildid on osint, jah, aga sa maksad nende eest. Keegi on nende eest maksnud. See ei ole nii, et Maxar või teised avaldavad satelliidipilte Vene tankidest laos niisama. See on sellepärast, et keegi maksis selle eest ja siis avaldas selle tasuta, aga keegi maksis selle eest. Ta kasutas tööriista, mille eest ta maksis. Sa arvad, et see on osint, sest näed pilti X-is, aga keegi maksis selle pildi eest. Vabandust. Võib-olla leidsin ka mina selle küsimuse vestluse ära kirjast. Kas selle mudel töötab koha peal või kasutatakse selleks mõnda teenust? Võib-olla see oligi see. Jaa. Nii, siis ei, ma mõtlen seda, et kõige selle tegemiseks, mida te näete, kasutame me oma enda süsteeme. Loomulikult kasutame ka nii-öelda avalikke mudeleid. Aga me kasutame neid näiteks Osint at Home kliendi kontekstis, millest Mirko võib-olla räägite, kui soovite. See tähendab, et kõik see, mida te näete, töödeldakse meie enda sisemistes süsteemides. Seega me ei kasuta näiteks API kaudu või ruuterite kaudu või mingil muul viisil ega ka mingit muud tüüpi LM-i. Kõik, mida me teeme, on meie enda asi. Avatud osa on olemas selles mõttes, et näiteks võib-olla räägime teile tulevikus sellest, Mirko on juba maininud Osint kliendi kohta, mida me nimetame Osint at Home. Kas soovite ühel õhtul või hommikul, ma ei mäleta enam. Mirkole pean ma selle asja eest au andma, sest ma tean, et see on talle tähtis. See mõte tuli, sest nagu ma mainisin, meil oli probleem, et kogu selle asja tegemiseks on vaja tohutut arvutusvõimsust. Meie muidugi saame minna ainult teatud piirini, aga kui on vaja arvutada 100 000 allikat, siis härrased, me tegime mõned arvutused ja see oleks meile maksma läinud 3000 eurot päevas, kui tahad teatud asju rentida. Nii et oli 3 öösel ja ma ütlesin vabandust, aga kas me ei võiks teha nii, nagu tegi SETI? Kas sa mäletad vana SETI programmi? Neile, kes ei tea, see oli programm maavälise intelligentsuse otsimiseks. 90-ndatel ja 2000-ndatel laadisid sa alla kliendi, sulle saadeti andmeid ja sa aitasid SETit, jah, seda Arecibo oma, arvutada osa signaalist. Alguses ütles Antonia mulle, ei, kas sa kujutad ette nagu SETi, tead, kui keeruline on sellist tarkvara teha? Ja siin olen mina, kes annab Antoniole au. Järgmisel hommikul muutus ei jahks. Ja 2 või 3 päevaga, mil ta vist magas kokku 4 tundi, oli tal juba töötav klient olemas. SETi ütles mulle, jah, see oli tore, sest tegelikult ütlesin alguses ei, on võimatu. Sest siis kulus Berkeley ülikoolil tol ajal, ma ei tea, kui palju aastaid. Insener võib-olla mäletab, aga ajad on muutunud õnneks, jumal tänatud. Täna on meil kasutada tehisintellekt, mis kirjutab koodi ja siis pärast seda kõige rohkem muret tegi mind arhitektuur nagu tavaliselt, mitte niivõrd koodi kirjutamise osa ise. Aga tegelikult oli see võimalik teha. Ja hetkel on see konfidentsiaalne, aga loomulikult näitame seda teile. Mirko on seda juba mõnda aega kasutanud, see töötab väga hästi ja me usume, et see on ka väga hea. See tuli väga-väga ilus välja, sest see on ka inferentsi osa, kujutus, mis on asi, mille me ise natuke välja mõtlesime. Okei, seal on ka graafika, mida näha on. Võtan ausalt, seda on väga lihtne kasutada, sa laed selle alla, kui sa arvutit ei kasuta. Või kui keegi on nagu mina, kellel on rohkem arvutit ja tahab aidata, siis jätab ühe arvuti lihtsalt tööle. Selle programmiga, mida ma olen näinud, kasutab see umbes 20–30% arvutiressursse, nii et see ei ole väga koormav. Miks see nii on? Profiilide jaoks oletame, et on keegi, kes ei tea arvutitest peaaegu midagi. Põhimõtteliselt laadid selle alla, installid, see laadib alla LLM, laadib alla tehisintellekte, sa käivitad selle ja see kasutab umbes 30% sinu arvuti võimsusest. Sa ei pane seda tähele, kui vaatad filmi või surfad veebis või teed midagi sellist. Ja mida tema siis teeb? Allikate klassifitseerimine. Te näete täpselt seda saiti, mis parasjagu klassifitseerib tegelikult partiisid, sest me teeme neid 5 kaupa. Ja ma ütlen teile veelgi enam, sest see on huvitav asi. Seal on põhimõtteliselt edetabel, kus näeb erinevate tehtud punkte.
ja loomulikult on minu idee see, et esimese 5 või 10 hulka tulnutega saame kõik kokku õhtusöögiks. Teieni jõuavad minu raamatud tasuta või võib-olla saame projekti lõpus kokku. Kõik siin teeme ühe otseülekande nendega, kes on kõige rohkem panustanud, andes masinad kasutada. Sest ma mõtlesin, et võib-olla on seal mõned nohikud, kellel on töökeskkonnas 5 serverit, mis öösel midagi ei tee ja neil on ehk võimalus meid aidata. Nii et see oleks esimene rakenduse projekt, mis sünnib kogukonna ühise pingutuse tulemusena. Kõik selleks, et teha ühte asja, saada parim võimalik allikate järjestus igapäevaseks kasutamiseks kõigile. Täpselt, täiesti õige. Ausent at home klient saab olema rakenduse täiendus. Nagu te näete, olete näinud, teeme siin mahukat inferentsi allikate ja uudiste klassifitseerimiseks. Muidugi läheb vaja järjest rohkem arvutusvõimsust. Tegelikult ehitasime me arvutusvõrgu. Insener saab soovi korral nende asjade detailidesse süveneda. Igatahes räägin ma sellest lihtsalt. See on hea küsimus. Kas see saab meid aidata inferentsi tegemisel? Millised on süsteemi nõuded põhimõtteliselt? Kui te selle installite, tuvastab ta automaatselt, kui palju teil on RAM ja milline protsessor teil on? Need on tehnilised andmed ja selle põhjal, kui teil on 8 gigabaiti RAM-i, kasutab ta X, kui teil on 10, kasutab ta teist kogust. Paigaldab ilma süsteemi liigselt koormamata. Täpselt. Kui? Täpselt, ma viitan sellele küsimusele, mille see noormees enne esitas. Ehk siis selles mõttes, et siin me kasutame avalikke LLM-e, sest erinevalt meie enda LLM-mudelitest, mis on muidugi rangelt, ütleme nii, sisekasutuseks. Mida teeb Osintaton klient? Nagu Mirko ütleb, kui te selle käivitate, on seal automaatne seadistus, mis teeb kõik ise ära põhimõtteliselt. Tuvastab teie arvuti, teie süsteemi, mis on muidugi meie jaoks väga oluline, sõltuvalt teie riistvara konfiguratsioonist. Laadib alla avatud mudeli ja selles mõttes kõik olemasolevad ja tulevased avatud mudelid on meie liitlased. Laadib alla hetke parima open mudeli teie riistvara seadistuse jaoks, laadib selle teie masinasse. Nagu Mirko ütles, püüame häälestada nii, et see ei kasutaks teie GPU-d liiga palju, seega rahulik kasutus. Muide, seda saab hoida sisse lülitatuna pool tundi päevas. See ei ole nagu vanasti näiteks seti klient, mida pidi terve öö töös hoidma. Seda tüüpi tootega saad selle käivitada, hoiad seda pool tundi sees, klassifitseerid ära, nagu Mirko ütles. Meil on parimad tulemused 5 allikast. Ühe parima 5 allikast tegemine võtab umbes 4 minutit. Seega on see asi ka väga ökonoomne energiakasutuse seisukohalt. Ja klient teeb seadistuse, laadib mudeli automaatselt alla. Meie kasutame wrapperina Ollamat. Meil on Ollamaga kokkulepe, see on meie ametlik wrapper. Ollama, nagu te teate, on wrapper, nii et see aitab meid kohaliku Llama mudeli haldamisel. Ja pärast seda, kui te selle käivitate, saate inferentse teha ja meid aidata. Täna on klient juba selleks valmis. Muudame juba oma API osa, et te saaksite meid aidata ka teiste tegurite puhul. Nii et kõik need märgistused, mida te näete, saate aru, et nii on teil ühelt poolt meie rakendus, kus näete klassifitseeritud teavet, aga teisalt saate ise kaasa aidata selle klassifitseerimisele. Ma ei tea, kuidas neid 2 viimast küsimust öelda. Siis peame Ivaniga edasi minema. Jätkan. Viirustõrjed, kuidas nad seda käsitlevad? Ei, mul on ka ajapiirangud. Kuidas viirustõrjed seda programmi käsitlevad? Ja teiseks, kuidas me kavatseme seda rahaks teha? Meie oleme Microsofti arendajad. Programm tuleb esimeses etapis välja Microsofti kliendi rakendusena, seega Windowsile, Windows 10 ja 11. Me oleme ametlikud Microsofti arendajad, seega ei tohiks viirustõrje teoorias mingit probleemi tekitada. Üks asi, mida me ootame, on Microsofti kinnitus õigele digiallkirjale, just selleks, et vältida süsteemi viirustõrje vale tuvastamist. Tõenäoliselt ma arvan, ei teki neid monetiseerimine. Nii et installi sinna mudeleid ja siis seadista need täpselt nii, nagu klient installib kohalikke mudeleid, avalikke. Sest ilmselgelt ei saa ma oma privaatseid jagada,
aga avalikud sobivad suurepäraselt meie süsteem appi. See saadab partiide kliendile ja ütleb, et kõik on korras. Aidate meil neid 20 allikat klassifitseerida. Teie klient klassifitseerib, tavastab meile info, mis kohe pannakse markeri töövoogu. Nagu Mirko ütles, kuna me kõik oleme siin nende asjade fännid, kasutame neid nimesid. 1, 2. Matter ja liigume edasi monetiseerimise osas. Oleme rakenduse jaoks ette näinud monetiseerimise, kuid Grid kliendil tegelikult monetiseerimist ei ole. See tähendab, et seda levitatakse üle kogu maailma. Muide, pidage meeles, et täna alustame eelvaates, ütleme nii, et Itaalias. Ütleme nii, et see sõltub väga palju sellest, mida keegi sellega teeb. Ehk kui sa vaatad seal mõnda uudist ja nii on see tasuta, kui sa oled keegi, kes peab uurimistööd tegema ja peadki nii-öelda serverite koormamine sellega, et palutakse klassifitseerida 20 000 allikat mingi konkreetse asja kohta. Arvestades, et meie maksame serverite eest vastavat kasutusele. Loomulikult peame me ka teenima, aga ütleme nii, et tavakasutaja jaoks. Lihtsalt keegi, kes vaatab uudist ja tahab teada, kas see on tõene, kas allikas on usaldusväärne, selle eest mitte. Aga teenuseid tuleb ka Osinti uurijatele, ajakirjanikele, inimestele, kes peavad võib-olla hindama 1000 allikaid. Ja sellel on oma hind, aga mitte sellepärast, et meie tahame selle eest raha võtta, vaid sellepärast, et ka meie peame maksma nende päringute eest, mida me saadame. Aga ütleme nii, et kasutajatel oleme lisanud annetamisvõimaluse, kui keegi tahab aidata. Seni on raha pannud Antonio, mina panen oma aega reklaami. Ma olen aktsionär selles ettevõttes, millega me omavahel koostööd teeme, nii et meie oleme juba oma osa kõvasti panustanud. See võib olla läbikukkumine, see võib olla midagi suurepärast, seda näitab tulevik, inimesed saavad annetada, saavad aidata arvutiga. Rohkemate allikate töötlemisel, aga ütleme nii, et väga suured uuringud, mis nõuavad palju andmeid ja arvutusi, paratamatult see arenenum osa, see on tasuline, aga see sõltub sellest, kui palju keegi vajab. Anna mulle kogu inimkonna teadmist allikad internetist selle kuupäeva kohta, mis asi on asi. Anna mulle viimase nädala omad, see on teine asi. Kui tohib, lisan lõpetuseks eelmise vastuse kohta veel ühe asja. Plaanit Ausentaton jääb igal juhul alati tasuta kättesaadavaks. Seda levitatakse, ütleme nii, rahvusvahelisel tasandil. Ja selle eest loomulikult ei maksta, nagu Mirko ütles, rakenduse puhul plaanime monetiseerimismudelit, kuid praegu on see tasuta, eriti kuna oleme eelvaates. Ütleme nii, Itaalia kogukonnaga, Mirko kogukonnaga. Aitage meid, kindlasti on seal vigu, me juba teame seda, nii et kogu see faas on täiesti tasuta. Oleme ette näinud, et kõigile, kes kasutavad meie rakendust ja aitavad meid inferentsiga, Ausentatoni kliendiga, jääb rakendus alati tasuta. Meil õnnestub väga lihtsalt sobitada. Nii et kui teie näiteks laadite rakenduse alla, siis isegi kui ühel päeval mõned osad muutuvad tasuliseks, jäävad need, mis teid huvitavad ja kui te meid aitate tasuta, muide vaid mõned tunnid kuus. Ausentatoni kliendiga on rakendus siiski tasuta. On olemas terve struktureeritud mudel, on väga palju asju, mida me praegu ellu viime ja viimane asi, Ausentatoni klient tundub olevat üks esimesi tehisintellektil põhinevaid hajusarvutuse eksperimente. Selle kallal töötame ka koos erinevate asutustega, ütleme nii, erinevate ülikoolidega üle maailma ja selliste asjadega. See on alati tasuta, sest me teeme ka selles osas, ütleme nii, teadustööd, akadeemilist uurimistööd. Siis ma tänan sind väga, Antonio. Arvestage, et Itaalias ei tee keegi seda asja. Teiseks, võib-olla oleme meie esimesed peale nende suurte, kellel on miljardid, kes püüavad teha midagi konkreetset keskkonna jaoks, Ausent. Ja võrgustiku põhimõttel natuke nagu Sergide tarumõistus, kui nii võib öelda. Kõik koos suudame luua võrgu ja saavutada selle arvutusvõimsuse, mis on ainult suurte käes, et seda asja teha. Suur tänu, Antonio. Loomulikult hoiame teid kursis, arvestage, et me tegeleme Microsofti lubade jamaga, mis ei sõltu meist, siis tulevad veel uuendused kliendi poolel, teie pool ja nii edasi. Ja palju muudki. See on natuke nohikute revanš. See on lahe. Lase käia, Ivan.
Lähme edasi, samal ajal küsin sinult. Võib-olla oli meil 20 minutit, võib-olla 30, jah. Tegelikult sellepärast me hüppame natuke edasi, läheme otse faili number 3 juurde. Nii seome sellega, mida Antonio rääkis. Miks mitte Antoniole veel kord toetust avaldada? Sest ta on teinud suurepärast tööd tehnilisest vaatenurgast, laitmatult. Nii et proovige teda aidata, ta kindlasti väärib seda ja kindlasti saate sellest palju rahulalu. A-Touch mind teda veenda tegema freemium versiooni, sest tema tehnikuna tahab alati kõik anda. Milles freemium versioon seisneb? See on see, mida Mirko ütles, anda rakendus tasuta, kuid neile, kes tahavad seda kasutada professionaalselt või poolprofessionaalselt, sellega kaasnevad kulud. Seega tuleb tasustada see, kes selle tegi. Mirko, teine fail, see itaaliakeelne, see Trumpi kohta, kust me alustasime, Trump, Xi Jinping, siin see on. See on näide sellest, millest Antoni rääkis, just täpselt selles olukorras. Väga hea, näed, see töötab ka suurepäraselt. Antonio rakendus pakub uudiste koondajat, uudiste agregaatrit. Teadke, et tõde ei ole kunagi absoluutne. Ja tegelikult just siis, kui sellist stiiliraportit ette valmistatakse, mida me kohe näeme ja mis väidab asju 100% kindlusega, otsustaja rebib selle katki. Sest tõde ei ole absoluutne. Hetkel, kui suudetakse esitada tõend, et infot on töödeldud, nagu te näete, ma muide lasin teil ohjad enda kätte võtta. Ka mina nimetasin selle tööriista Argoseks, nagu nende legendide müütides, sest tal on silmad igal pool. Ja mis see oli, mida te enne küsisite? Sinu kuulaja on sisulise taju, mis aitab tervet hulka agente ja kasutab mitmesuguseid tööriistu. Nende hulgas on ka mõned kuulsatapidega, mida kuulaja enne mainis. Mõned neist on tasuta, mõned tasulised. Mirko ja mina võistlesime eile õhtul ja täna, nii et me näeme seda ja näeme, kui edukas see on. Sest te näete ka YouTube'is, te näete mind otseülekannet tegemas ja nii edasi. Kulisside taga kasutame me tehisintellektiga selleks, et koostada erinevaid aruandeid või esitada konkreetseid küsimusi, et saada tulemusi. Toon näite, millega me töötasime vaid mõned tunnid enne seda otseülekannet. Hinnad tõusevad tohutult. Näite seda teist faili, mille ma sulle saatsin. Toidu kohta Ameerikas. See on osaliselt tingitud kütuse teemast, Hormuzi kriisist, osaliselt väetiste teemast, osaliselt kasiiniast. Kas sina ja mina ütleme tehisintellektile? Pane need andmed oma vahel seoses. Anna mulle kõik võimalikud allikad, sest sageli on need majanduslikud või matemaatilised andmed. Nii et ta saab nende asjadega hästi hakkama. See on näiteks. Tarbijahinnad Ameerika Ühendriikides. Kasutatud alates maist 2026 munad, taimne liha. Me küsisime 20 inimkasutatud toodet. Selle jaoks kuluks mul 2 päeva, terve öö, et kõik need aruanded üles otsida ja neid asju vaadata. Teeme aga 5 minutiga. Palus teha seda, mida Mirko ütles. See on ülioluline, sest paljusid andmeid ei õnnestu isegi leida, kui peame uurimistööd tegema. See võtab terve igavikku. On raske leida seda, mida sa ei tea, sest mina tean, et Hormuzi väin toodab 20% maailmas. Aga siis ma ei tea, kas on nitraat, akvaariumi kaalium, ma tunnen lähemalt lämmastikuringet. Aga siin ta ütleb sulle täpselt tüübi järgi, täpselt nii. Riik, seega, isegi kui sa seda ei tea, aga tead üldiselt, millist õiget küsimust talle esitada. Ülesanne täpselt, sa määrad ülesande masinale. Nii et Mirko esitas terve hulga andmeid, jälle jõuame tagasi selle juurde, millest enne rääkisime. Tegelikult ütleb ta, et see on vale, osaliselt vale. Peamiselt kulupõhine hinnatõus ja muud taolised asjad. Need olidki tõelised andmed, näiteks peekon, mis maksab $20 untsi kohta või muud sellist, kuid need puudutasid konkreetseid kohti. Tegelikult rääkisime sellest just enne ka Antoniga ja Mirkoga enne otse ülekannet. Ameerikas on palju, meesime toidukõrbeid, kohti, kus on väga raske leida värskeid tooteid, köögivilju ja muud sellist. Nii et võib-olla see info või näiteks oli müüt munade kohta, et Ameerika Ühendriikides pole enam mune, aga see ei vasta tõele. Või näiteks selle kohta, mida nad teevad, investeeringud, mille nad on otsustanud teha autotööstusesse.
Veel üks asi, mida saame avaldada, on see, et umbes 2 nädalat tagasi käis Pentagon General Motorsi ja Fordi juures muutma rea tehaseid laskemoona tootmiseks. Sama asi toimub Saksamaal, kus kavatsetakse kasutada mõningaid suuri autotööstuse tehaseid, laskemoona, droonide ja nii edasi tootmiseks. See on täiesti tõsi ja muide neile, kes on alati Euroopa vastu, võime öelda, et täna näiteks Saksamaa luure allkirjastas lepingu Prantsuse tehisintellekti ettevõttega. Võttes töö ära Palantiirilt, seega punkt 1. Saksamaa varustab end uuesti, punkt 2. Euroopa hakkab ameeriklasi enam mitte usaldama või vähemalt mitte samal määral kui varem. Ja seetõttu ei taha ta Palantiiril enam infot anda. Antoniol näiteks oli tal nii oma tööriistade kui ka tunnustatud doktriinide tulemusi. Nii saabki vastata kuulajale, kes enne küsis, kuidas sa neid liigitad. Siin need on. Üks on nagu need hinnangud, mida annavad Moody või Standard & Poor's agentuurid ja teised, mida nad riikidele omistavad, kuidas nad seda teevad. See ei ole nii, et analüütik ärkab hommikul üles ja annab Itaaliale CCC või mõne muu hinnangu, vaid see põhineb terve rea kontrollitud allikate peal, kui see on vajalik. Reuters. Ilmselgelt on tal rohkem usaldusväärsust. Samas kui metroojaamas jagatava ajalehe info peab oma usaldusväärsust tõestama. Seega, kokkuvõtteks küsimus ongi selles, mida tehakse, kui valmistatakse ette osintraportit, näiteks luure või sõjaliste struktuuride jaoks. Esitatud teave peab olema kinnitatav, usaldusväärne ja seda ei tohi olla liiga palju, muidu ei raiska komandör terve päeva raporti lugemisele. Tuleb anda otsuste tegemiseks vajalikku põhiteavet. Põhimõtteliselt teebki seda Palantir. Esitad dokumendi ja sama saab teha ka Ossint. Ressursid võiks öelda, et lõputud nii eelarve, energia kui ka arvutusvõimsuse poolest. See on tulevik, mida näeme. Tegelikult on see tööriist, mida ma kasutan oma igapäevatöös, justkui tasku Palantir. See tähendab, et see toimib peeglina. Selle asemel, et kasutada Palantiri lõpmatut arvutusvõimsust, mille eest peaksin samuti lõputult maksma, teeb see tööriist seda minu enda seadmes. Põhimõtteliselt see, mida Antonio teile rääkis, rakendusel on tsentraliseeritud võimekus, mida tuleb toetada ka investeeringute ja arvutusvõimsusega. Kuid uurimistööd peab tegema igaüks ise. Seega ei piisa ainult ühe uudise lugemisest. Piibel on see, dogma on see, ma usun seda. Kes tahab neid teha, tehakse põhjalik uurimistöö teemadel, mis huvi pakuvad. Droonid, lennukid, finantsandmed ja muu selline. Ja pidage veel ühte asja meeles. See annab ka Antoni enda rakendusele rohkem jõudu. Tõlked on esimene viis info moonutamiseks. Automaatseid tõlkeid ei saa usaldada. Need ei ole head ega vastuvõetavad. Rakendus nagu Antoni oma või sobiv tööriist peab rääkima kohalikku keelt, et infot mõista. Iraanis tuleb rääkida. Farsi keelt tuleb rääkida. Ma ei saa kasutada Google Translatorit. Tagasi tulles laiemate olukordade juurde. Seega viga jah, võib-olla see. Lõpetame viimase lausega. Tüüpiline viga ei ole koguda liiga vähe ja uskuda liiga kiiresti, ainult näiliselt kooskõlalisse pilti. Enne otse ülekande jutuajamise alguses. Mina tegin seda käsitsi, kui ma nägin uudist, mis mulle meeldis. Siis ma pingutasin, et leida uudiseid, mis seda kas kinnitasid või ümber lükkasid. See pingutus, mida igaüks peab alati tegema. Kõik tahtsid uskuda Ukraina pealetungi 2023 aastal. Andmed, mida mina kogusin, ütlesid mulle hoopis, et see ei tööta, aga seda sellepärast, et ma ise otsisin neid. Kui ma oleksin uskunud seda, mida ajalehed kirjutasid, oleksid ukrainlased jõudnud Krimmi. Absoluutselt, jah. Täna ei jõudnud ma seda valmis teha, aga ma näitan teile seda järgmisel korral. Ma kasutan seda tihti ja panin sinna tehisintellekti tehtud foto. Nii et kohe on aru saada, et see on tehisintellektiga loodud pilt, millel olen mina. Koos Demis Hassabisega, keemia Nobeli preemia laureaadina. Kõik tudengid ja inimesed, kellele ma kursusi annan, leiavad selle kohe lõbus olevat ja usuvad seda.
Siin sellel fotol peidan ma protsessi, mida nimetatakse steganograafiaks. See tähendab, et ma peidan sinna sisse pahavara. Nii et kui sa selle klõpsad, siis loomulikult pahavara veel ei tööta, aga hetkel, kui sa selle klõpsad ja kui sa lähed vaatama metaandmeid, siis olen ma sisuliselt sinu telefoni või arvuti klooninud. Seega selle loo moraal, ärge usaldage kedagi, isegi mind mitte. Tehke ise oma uurimistööd, kui olete uudishimulikud. Ja kasutage Antoni rakendust siis, kui seda teete ka tööalaselt. Tehke seda ikkagi, kuid hakake kasutama ka teisi tööriistu. Ja kahjuks ärge võtke iseenesest mõistetavana, et kõik on tõde ja kõik on tasuta. Sest sageli sõltub see uurimistöö tüübist. Mida tahame selle kohta öelda? Üllatus on see, et see ei saa olema superalgoritm. Ja jah, me esitasime alguses ühe küsimuse, kas sa mäletad? Kas keegi vastas Minhubis? Mirko, olgu, Minhub on see kuulus lugu. Ainus viga, mida Palantirile omistatakse õhurünnakutes. Näete, tõde on hoopis teine. Ameerika rünnaku tegelik sihtmärk oli midagi muud. Lugu räägib, et see juhtus kooli kõrval, kuid kooli tabas Iraani raketi vastu lastud õhutõrje tekitatud kild. Maailm, kõik meie, teame kindlalt, et see oli ameeriklaste viga. Isegi ameeriklased ise ei ole seda kunagi täielikult selgitanud ja ma olen jõudnud arusaamisele, et nad ei selgita seda enam kunagi. Jälle. Mõnikord sa ei proovi isegi. Sa ei proovi enam, see ei tasu enam ära. Me tegime seda natuke samu trikke tehti Ukrainas, enam-vähem sama lugu. Ukraina rakett, mis üritas kinni püüda Vene raketti, mis üritas. Süü on alati agressori poolel. Kas sa mäletad sama teemad kaasas, kui öeldi, et nad tapsid ei tea kui palju tsiviilisikuid haigla parklas, aga jälle polnud see tõsi. Ukraina teemad, mida sa just mainisid, aga neid on palju, väga palju. Ja seega selline rakendus, selline abi on abiks neile, kes tahavad aru saada, kes tahavad leida mitte absoluutset tõde, vaid oma tõe. Võib-olla annab see ka lootust. Mitte kõike ei asenda masinad. Loomulikult, sest me rääkisime sellest, mis oli ainus juhtum, kus nad omistasid vea Palantirile. Täiesti õige, kuid need, kes tegid Palantiri, ei arvestanud sellega, et sõda ei seisnenud ainult õhurünnakutes. Ja seetõttu on inimfaktor alati ülioluline. Taktikad või sama asi iraanlaste reaktsiooni, kui nad ründasid laheriike, ei olnud üldse arvesse võetud. Kui palju tehnoloogia vigu me tahame välja tuua? Kui saabus 7. oktoober? Meie hoiame teatud allikate puhul inimese ahelas. Kogu algne protsess põhines minu tööl, aga ka praegu saame selle, kui tuleb uus allikas. Inimene ahelas on vajalik tehisintellekti vigade parandamiseks, sest ilma sinu parandusteta läheks see täiesti vales suunas. Absoluutselt, jah, see jätab talle kogu ruumi, aga jälle me teame seda ja see on tõsi. Luure seisukohalt, tehnoloogiate seisukohalt ollakse kõige absoluutsemas esirinnas, isegi rohkem kui Ameerika Ühendriigid. Aga näiteks nende vaatlustornid ei tuvastanud 7. oktoobril ülalt tulevaid granaate, sest keegi polnud seda kunagi ette näinud. Seega on inimene ahelas ülioluline. Nende küsimuste hulgas olin selle ette valmistanud, et natuke rohkem interaktsiooni teha. Näed, kuulaja oli selle juba varem ära teinud. Kui tehisintellekt veelgi areneb, kas see suurendab läbipaistvust või segadust? Jällegi, inimesed jäävad alati analüütiku töö juurde. Mida mina teen? Ma näen, et see ajab publiku segadus. Olen näinud nii palju võltsinguid ja olen isegi kursustel käinud, et neid ära tunda, nii et mul on selleks juba treenitud silm. Ma juba tean, et pean vaatama nahka, juukseid, käsi, varje. Kui nahk on liiga täiuslik, siis tehisintellekt eksib sageli väga palju. Aksessuaaride juures on vöö, millel pole mõtet. On kott, aga rihma pole. Kui tead nende asjade kohta 1012 olulist tegurit, siis märkad neid väga lihtsalt.
praegusel tasemel ma ei tea, kas 2 aasta pärast suudetakse need asjad parandada, aga praegu on see lihtne. Siis on tehniline pool. Kui sa näitad mulle alla kukkunud lennukit ja väidad, et see on tõsi ja kui pole kõrbenud rohtu, kui on vale juhtpind. Sa ütled mulle, et see on hävitatud T-64 ja ma tunnen selle roomikute järgi ära, kui see on see, millel on rattad. Siis võin sulle isegi mudeli öelda. Kas sul on ka tehniline teadmine, võib-olla saab ta ka tehnilistes detailides väga heaks? Toon ühe näite. Mõnikord jääb inimmeelest midagi 2 silma vahele, sest ollakse nii keskendunud tegevusele, sellele, mis parasjagu toimub. On olemas kuulus võitsvideo inimestest, kes on rõdul, rõdu variseb kokku ja nad kukuvad alla. Kõik tundub täiesti tõeline, kuni sa vaatad rõdu ja selle taga olevat seina. Seal pole juksi ega aknaid. Kuidas nad rõdule said? Sageli puuduvad sellised loogilised asjad. Sest sa oled nii keskendunud rõdule, mis kokku variseb ja inimestele, kes alla kukuvad. Sa ei vaata isegi seda, kas sellel rõdul on taga uks ja aken, et aru saada, kust nad sinna rõdule välja tulid. Kõik juhtub nii kiiresti, et su mõistus on täielikult keskendunud. Liikudes edasi ega vaata, kas ülejäänu on loogiline. Ja siis killustatus Mirko. See on samuti üks tegur, mis teeb luuretöö keeruliseks. Sest kuulsad mosaiikdoktriinid ja muu selline, neid asju tehnoloogia ei suuda ette näha. Sest selline hübriidne asümmeetriline käitumine on nii raske ette näha. Seega jälle. Kas sa tead, mis on sümmeetriline? See on tehisintellekt. Enamik nägusid, mida te näete, on liiga täiuslikud. Need on täpselt 2 poolt. See on Antonio väike torge. Ei, see ei ole tõsi. No ei veeru. Kas mõned pildid tunduvad teile imelikud, kui teate, et inimesed on sellised? Kas see on sellepärast, et nad on täiesti sümmeetrilised? Tead, näiteks selleks, et petta isegi neid tööriistu, mis kontrollivad, kas artikkel on kirjutatud tehisintellekti poolt, pead sa sinne vigu lisama, sest tehisintellekt neid ei tee. See käitub alati süsteemselt, teeb sageli ja meelsasti punktide kaupa loetelu, mida nimetatakse bullet pointideks, ameeriklased. Kirjavahemärgid. Nii et kui tahad masinat petta, pead lisama vigu. Sageli hakkab ta rääkima 3. isikus. Need on kõik asjad, mida tuleb õppida, kui tahad seda ametina teha. Mirko mainis, et kogukond on valmis, nii et andke teada, mida te tahate, et me aeg-ajalt arendaksime. Mõni kirjutab mulle pärast otseülekandeid LinkedInis, tehke see ikkagi ära, võtke Mirkoga ühendust. Kursuste teema on eraldi teema, see on midagi muud kui Antonio projekt, midagi, mida me tahame teha. Ivan, mina ja Ivan. Ja seal on sõjaväelased, seal on luureinimesed, aga tõeline luure, räägime Mossadist, Shinbetist, kohtume varsti, NATO ja nii edasi. Muidugi on see eraviisiline asi, see ei ole kursus inimestele, kes tahavad Osinti niisama lõbu pärast õppida, see on neile, kes tahavad seda ametina teha. Ka sellepärast, et need inimesed, kui nad tulevad, siis see maksab ja nii edasi, nad ei tule avalikult, nad tulevad ainult siis, kui see on peaaegu nagu ülikooli kursus. Ja teisest küljest on vaja ka privaatset foorumit, sest võib-olla mõni kuulaja võib esitada küsimuse, millele see inimene ei vasta. Kui ma juba avaldan veel ühe saladuse, mida saame juba praegu edasi anda, need, kes tegelevad luurega, ei valeta kunagi. Nad ütlevad kõige rohkem poolikut tõde. Miks see nii on? Sest detektori vältida on võimatu, on olemas mõned tehnikad, mis kuuluvad Hollywoodi filmidesse, aga need ei tööta. Seega, kui valetad, jääd kohe vahele. Ma ütlen sulle veel ühe viimase naljaka asja. Jah, meil on tarkvara, see, mis tuvastab. Jah, seda võime küll öelda. See on asi, mida ma olen juba jaganud, sest on asju, mida Antonio teab. Arendajad teevad ainult teatud piirini. Siis pead selle kellelegi teisele üle andma, mitte sellepärast, et sa ei oska, vaid lihtsalt sellepärast, et sinu ülesanne on lõppenud. Nii, kui kasutatakse häid tarkvarasid ja häid kaameraid, saab kasutada tarkvara polügraafina. Ja mida polügraaf teeb? See jälgib nahavärvi. Seda saab tehisintellektiga muuta. Tarkvara peab olema piisavalt tark, et sellest aru saada.
higi, pupillide laienемine, suu liikumine, silmaalused, mida ma praegu näen. Need on viited kortisooli tõusule, langusele ja muule taolisele. Ühendades ainult ühe kaameraga natuke valgustust ja muud taolist oleme seda praktiliselt testinud. See on tarkvara, mis jälgib oma parameetreid. Kui palju sa liigud, sellised asjad. Kuidas sa hingad? Kuidas sa hingad ja nii edasi. See ütleb sulle, kas inimene valetab. Absoluutselt ja väga kasulik veebivestlusteks. Absoluutselt jah, seda kasutatakse paljudes kontekstides. Sa mainisid tsiviilvaldkonda, paramilitaarset valdkonda. Mõnes riigis on väga suur huvi posttraumaatilise stressihäire PTSD uurimise vastu. Paljudel juhtudel tulevad sõjaväelased koju tagasi ja neil on ilmsed probleemid, kui neid saadab palju inimesi. Lõpetame selle osa siin. Nii et härrased ütleksin, et see oli üsna huvitav. Jah, minu arvates peab inimene enda aja kohastama, mitte kasutama tehisintellekti. Täna on see natuke nagu ratsutada hobusega motoriseerimise algusaegadel. Ford aeg hakkab otsa saama. Kui keegi jääb analoogseks tegelaseks maailmas, mis ei ole digitaalne, vaid siin on turbodigitalism. Non vai da nessuna parte. Geopoliitika ajakirjad Ossint, aga ka sõjalised analüüsid. Kui sul ei ole digitaliseeritud kaarte, siis sul ei ole tehisintellekti. Mul on kahju, aga mida tehisintellekt saab mulle öelda? Hiina armee analüüsi osas on see tohutult parem, kui ma esitan õiged küsimused, võrreldes Hiina asjatundjast analüütikuga. Täpselt nii, ei rohkem ega vähem. Selle andmehulgaga töötamine seisnebki selles, et oskad õigesti kohandada ja õige küsimuse esitada. See ongi see on natuke nagu Matrix. Sa tead, mis küsimust esitada. Kui sa tead, millist küsimust küsida, siis on see tööriist, mida saad kasutada. Väga hea. Aga kui sa ootad, et tehisintellekt lihtsalt niisama sulle vastuse ette viskab. Tõde on see, et esmapilgul see ei tööta. Sa pead oskama seda suunata. See ongi nii, see on tõsi. Härrased, ma tänan väga Ivanit, suur tänu, meeldiv tutvuda, Antonio. Jälgige üksteist. Ootame seda Microsofti luba, nii et kui see juhtub, peaks see juhtuma, see võib juhtuda homme või 10 päeva pärast. Ma loomulikult ütlen, kui rakendus on väljas, teen ka teate sotsiaalmeedias ja Telegrammis ning hoiame teid kursis. Distributiivkliendi ja ka teiste projektide jaoks, mida edasi viime. Nii et aitäh kõigile ja head pühapäeva. Nägemist, suur aitäh!